Eestis on suurim lubatud sõidukiirus asulavälisel teel 90 kilomeetrit tunnis. Pole aga tõenäoliselt mitte ühtegi autojuhti, kes poleks maanteel sõites ja kiirust piiravat märki nähes mõelnud, miks mõnes kohas on kiirust tõstetud, teises jällegi mitte, võib-olla isegi langetatud ja millest need piirangud tingitud on. Mõnel juhul on piirang arusaadav, aga tihtipeale ei erine tee visuaalselt sellest, millel just sõitsime ja millel piirangut polnud. Tänases liiklesaates keskendumegi asulavälisele kiirusele ja tingimustele, mis seal lubatud sõidukiirust mõjutavad. Lubatud sõidukiiruse ületamine on üks peamistest liiklusohutuse valukohtadest ja seda olenemata tee liigist. Juba väike kiiruse ületamine mõjutab oluliselt liiklusõnnetuste toimumise riski ja tagajärgede raskusastet. Kiiruse kasv 1 kilomeetrit tunnis võrra suurendab inimkannatanuga liiklusõnnetuse toimumise riski 3% võrra. Möödunud aastal toimus 1699 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1919 inimest. Hukkunutega liiklusõnnetusi oli 47, milles jättis oma elu 50 inimest. Toimus 23 ülirasket liiklusõnnetust, kus peamiseks riskifaktoriks oli lubatud kiirus ületamine või liiklusolude kohta liiga suur kiirus. Eestis on suurim lubatud sõidukiirus asulavälisel teel 90 kilomeetrit tunnis. 2+2 teedel võib sõita kuni 110 kilomeetrit tunnis või kohati ka 120 kilomeetrit tunnis ja 2+1 teedel kuni 100 kilomeetrit tunnis. Samas on ka lõike, kus suvel kiirusi ei tõsteta. Miks aga üldse kiirust piiratakse? Miks ei võiks sõita teedel nii, nagu võib-olla auto võimaldab ja endal soovi on? Siin on 2 põhjust. Üks on võib-olla seotud tee ehitusega. Tee on ju ehitatud niimoodi, et on mingi teatud maksimumkiirus, millega on sellel teel võimalik ohutult sõita. Ja teine põhjus on see, et oleks vaja ikkagi mingisugustki piiri, et see liiklusvoog oleks ühtlasem ja et ei oleks väga palju möödasõite. Sest kujutad sa nüüd pilti, kui meil praegu, ütleme, oleks asulavälisel maanteel igal pool piiriks 140 kilomeetrit tunnis. Mis siis oleks? Siis oleks ju see, et väga paljud sõidaks rahulikult edasi nii, nagu nad sõidavad. Mõni sõidaks natukene kiiremini ja need, kes armastavad kihutada, need kahtlemata kasutaksid võimalust. Ja mis see toob kaasa? See toob kaasa ju meeletu arvu möödasõite. Et selles mõttes on seatud mingi ülempiir paika. Meil on ta 90, Soomes 80, Rootsis 70. Miks meil 90? Kust see number võetud? See on vist pärit eelmisest aastasajast. 1973. aastal oli Ameerika Ühendriikides suur kütusekriis. Ameerika autod teadupärast on suured võimsa mootoriga ja kulutavad väga palju kütust, eriti siis, kui sõita suurtel kiirustel. Ja siis otsustatigi viia sisse kiiruse ülempiir 55 miili tunnis, ehk siis see on 90 kilomeetrit tunnis. Ja ma arvan, et sealt läks ta siis laiali ja toonane Nõukogude Liit võttis siis ka selle piiri ja nii ta meil on jäänudki. Miks mõnes kohas ennekõike just suvekuudel kiirust tõstetakse? Teises kohas jääb see allagi muutmata. Kiirust saab tõsta seal, kus on suurema kiirusega ohutum sõita. Et meil on ju kiirust tõstetud 2+1 sõidurajaga teelõikudel ja 2+2 sõidurajaga teelõikudel ja oleme ju juba, võib öelda vist aastakümneid ju 2+2 teedel suviti saanud kiiremini sõita. Et seal, kus on ohutu, kus tee nagu vastab suurematele kiirustele, seal siis võib ka seda tõsta ja eks siin on ka need parameetrid erinevad, eks ole, et kui teel on keskpiire, et siis saab lubada suuremaid kiiruseid. Sõltub ju ka sellest, et kas on teeservas loomatarad, kui suur on vabaruum teeservas, kui hea on nähtavus, lõppude lõpuks, kui hea on teekate, et kui kõik need parameetrid on väga head ja tee on ehitatud ka sellisele suuremale kiirusele, siis saabki seal sõita kiiremini. Aga paraku selliseid teelõike on meil ju suhteliselt vähe veel.
Aastal 2022 sõidukijuhtide seas läbi viidud küsitlusuuringu põhjal järgib kehtivat kiiruspiirangut iga 4. juht ja väiksematel maanteedel iga 3. Perioodil juunist septembrini ületajate arv reeglina suureneb. 90 kilomeetrit tunnis piirkiirusega suurematel maanteedel ületab kiirust keskmiselt iga 2. juht. Uku, sina vist seda teed oled päris oma aega sõitnud, on ju, tuttav tee? Jah, no kui ma ütlen, et palju, siis see on mahedalt öeldud. Ja ilmselgelt sinna poole Rakvere, Narva, eks seal kandis ole sul esinemas käidud ja aga kuidas sa oled, pead sa piirkiirusest kinni? No ega muud moodi ei saa, ega sellel piirkiirusel ka oma point, miks see pandud on. Nagu ka praegu näiteks meil siin on peal püsikiiruse hoida, siis see on kindlasti üks selline hea asi, mida hoida, et ma olen selle suur fänn ja kasutaja. Aga ma arvan, nagu minagi ja oled sina ka märkanud, ega tegelikult kaasliiklejad, kaasautojuhid ikka paljud ja eriti suvekuudel tegelikult ju ületavad seda piirkiirust. Tuleb ette igal sõidul, ma usun, jah. Näed, pane nüüd tähele, siin läheb meil 110 pealt 90 peal alla. Aga mis sa arvad, miks siin võib-olla see kiirust alla võeti? No siin on meil bussijaam, inimesed käivad, siit on, ma ei tea, ära pööre. Tõenäoliselt bussijaam on üks nagu see... Bussipeatus ühesõnaga. Bussipeatus, jah. Ja näitamaks sulle, Uku, kui oluline on piirkiirusest kinnipidamine, teeme nüüd sinuga väikese katse nii-öelda. Ole hea, teeme siit tagasi pöörde ja siis pargime ka auto ära. Me oleme Tallinna-Narva maanteel, Jõelähtme külje ajal, Tallinn jääb sinna selja taha, Narva sinna poole. Ühel pool teed on bussipeatus ja teise pool on bussipeatus. Igal hommikul ja tegelikult ka igal tööpäeval lõpus ületab seda sama kohta siit võib-olla 10 ja 100 inimesi. Proovime nüüd meiegi Ukuga siis liikuda ühest bussipeatusest teise, vaatame, kui hästi see meil õnnestub. Ütleme nii, et vaadata seda liiklust, aga vist kõige julgem ei ole ju. Tead, mul tuleb meelde üks telekamäng kunagi, kus pidi üle tee minema niimoodi. Aga ma ei mäleta selle mängu nime. Nii, oota, praegu vist ei lähe veel. Ärme lähe praegu. Mina ütlen, et lubab praegu. Lubab, jah? Aga sa pead enne seda rekat, jah? Mitte enne seda. Mitte enne seda autot. See on väga mõistlik otsus Uku poolt. Jaa, läksime. Lähme üle. No põhimõtteliselt võib juba riske võtta, aga milleks me seda... Tegelikult vaata, mis hooga ta tuleb. Vaatame, kas me saame rahulikult... No ma arvan, et nüüd on... Nüüd lähme. Nii. Saime üle ka siit sellest küljest. Aga tegelikult, ütleme ausalt, natuke hirmus on, on ju? Nojah, ideaalis loomulikult üks selline sild oleks selles kohas väga hea. Aga ometi tegelikult televaatajale jäi võib-olla mulje, et äkki me käisime keelatud kohast üle tee. Ei käinud. See on ülekäigu koht, see tähendab seda, et jalakäija peab ise vaatama, ise veenduma enda ohutuses, kui ta teed ületab ja juhid ei pea seisma jääma. Küll aga nüüd tuleb see asi mängu vaata, mis ma ütlesin sulle, et ma näitan sulle, Uku, miks piirkiirusest kinnipidamine on oluline. Sest et mäletad, vaata, kui me siia tulime, oli ju tegelikult 110. Just. Ja vahetult enne seda tagasipöörde kohta alandati piirkiirust 110 pealt 90 peale. Kujuta ette nüüd, kui seda ei tehtaks, seda autot paneksid 110, siis me võib-olla ei saakski üle. See on ikka ülimalt ohtlik oleks siis. Tõsi, ega see 90 muidugi väga palju asja nagu aitab, aga ega see vist ei tee kindlamaks, et auto ei tule 110 või 120, tuleb 90 või 100-ga, aga jah, võib-olla see on see, et siis on juba autojuht pannud tähele seda, et siin on kiirusepiirang, ta on võib-olla rohkem nagu alert või valmis reageerima. Sest et tegelikult see 90 ala, mis siin on, see on hästi pisikene lõik ja tahes-tahtmata juhil jääb mulje, et mis ma ikka siit alla võtan. See on kohe uuesti tagasi 110. Tegelikult, sõbrad, kui on ikkagi 110 pealt 90 võetud, siis tuleb seda ka järgida, sest et jah, kahjuks me ei oska võib-olla juhid ennast pahatihti panna jalakäija rolli sisse. Tõsi. Et praegu, ma ütlen, siit tulid üle, käisid, järgmine kord tuled, siis sa oskad mõelda selle peale, et tuleb alla võtta, et äkki keegi tahab üle tee minna. Absoluutselt ja nendega asjadega on ka nii, et täna on isegi vist okei, siuke vabam liiklus ja... Ma arvan, hommikune tipptund on võib-olla rohkem siin seda. Täpselt. Ja teine asi on see, et loomulikult ma ei saa vaadata selle järgi, et kus mina suudaks siit üles spurtida, kui oleks vaja nüüd teisel poole saada, vaid
et arvestama peaks ikka sellega, et kes on see kõige aeglasem liikleja, et tal oleks ka turvaline. Miks rakendatakse kohtpiiranguid? No kohtpiiranguid rakendatakse seal, kus üldine lubatud maksimumkiirus on liiga suur. Näiteks suhteliselt suure liiklussagedusega ristmikud, kohad, kus on jalakäijate ülekäigu koht ja võib-olla ka päris suur jalakäijate liiklus, minu pärast ka järsud kurvid. Ja see sama koht, kus meiegi Ukuga käisime ja bussipeatusest bussipeatusse kõndisime, see on ka siis tegelikult koht, kus on rakendatud kohtpiirangud. Jah, seal hea meelega ju tõstaks kiirust, aga paraku ei saa seda teha enne, kui on likvideeritud see suhteliselt sagedast kasutamist nõudev tagasipöördekoht ja samas on ka seal ju bussipeatus kahel pool teed ja jalakäivad peavad sealt üle tee saama. Et see on see põhjus, miks seal ei ole tõstetud. Aga samas jällegi, kui sealt 110 pealt suvekuudel 90 peale kiirust ei alandaks, siis oleks inimestel vaata, et pea võimatu isegi teed ületada. No see on väga ohtlik. Kahtlemata ta on ohtlik ka 90-ga, rääkimata siis 110-st. Politsei mõõdab kiirust ja korraldab erinevaid politseioperatsioone, aga ilmselgelt ei jõua meie mundrikandjad kõikjale. Kuidas liiklusjärelevalvet teostatakse ja milliseid kiirusjärelevalve seadmeid kasutatakse? Liiklusjärelevalvet teostame siis kas avalikult ehk siis nähtavalt on ju, kas me siis toimetame teise viisina varjatult, oleme siis eravärvides sõidukiga väljas liikluses. Võib see olla ka siis statsionaarse või siis mobiilse kiirusmõõteseadmega. Samamoodi võib segada kõiki neid variante siis omavahel, ehk siis mõõta kombineeritult kiirust. Ja samamoodi võivad siis nii valla kui kohalik omavalitsus kui ka transpordiamet siis paigaldada statsionaarseid kiirusmõõteseadmeid ja nendega siis kiirust mõõta. Aga millised on liiklusjärelevalve teostamise viisid? Liiklusjärelevalve teostamise viisiks võib olla siis jalgsi liiklusjärelevalve teostamine või siis kohapeal, kus me avalikult oleme nähtavad ja seetõttu oma käitumisega või tööga siis liiklus ka rahustame. Samamoodi võib olla siis üheks viisiks piirkonnas ringi sõitmine näiteks ja liikumise pealt siis liiklusrikkujate tuvastamine. Samamoodi ka siis kombineeritud nendel mõlemal juhul ja ka siis politseioperatsiooni käigus. Ja samamoodi nagu minu selja tagant on siin näha siis mobiilse kiiruskaameraga, nagu me tööd teeme. Mainisite juba mobiilset kiiruskaamerat. Täpselt, millised kiirusemõõtevahendid on Eestis kasutusel? Kiirusmõõtevahendeid on 3 tüüpi siis, et esiteks siis radar seadmega kiiruse mõõtmine, samamoodi siis lidar ehk siis laser kiirusmõõteseadmega mõõtmine ning siis mobiilne kiirusmõõteseade, nagu meie selja taga praegusel hetkel on. Mille alusel valitakse need kohad, kus näiteks mobiilne kiiruskaamera püsti pannakse? Erinevaid kohti vaatame selle järgi, kus kohas liiklusõnnetusi rohkem on toimunud. Et linna vaates on äärmiselt oluline see, et kiirused püsiksid ikkagi lubatu piires ja liiklusõnnetuste põhjustel sõidukiirus on üks suuremaid probleemikohti ja murekohti meie jaoks. Ja miks me siin oleme täna on siis Keila poole minev suund, kus kohas siis liiklusõnnetusi on toimunud ja ees on ka möödasõitu keelamärk, ehk siis kiirused peaksid olema väiksemad ja rahulikumad. Kaua see aparaat siin tööd on teinud ja mitu patustajat on vahele võetud? Me oleme töötanud kuskil tund natukene peale siin koha peal. Küll on ilm väga ilus ja mis võib-olla mõnikord kutsub kiirust ületama. Praegusel hetkel on olukord olnud väga rahulik ja meil on 6 kiiruse ületajat olnud. Piirkiiruse ületamist põhjendati möödunud aastal läbi viidud küsitlusuuringus kõige enam teiste liiklejate kiirusest tingitud kiiruse valikuga ning möödasõidu sooritamisega. Piirkiiruse ületamise tõttu sattus
aastal 2022 liiklusohtlikku olukorda 22% kiirust ületanud sõidukijuhtidest. Mida kujutab endast liikluse rahustamine? No liikluse rahustamise eesmärgiks on sõidukite aeglasem liikumine või väiksem kiirus, ühtlane liikumine ja kergliiklejate ohutuse tagamine, ühtlasi ka kergliiklejate paremini märkamine või märgatavus. Ekspertide hinnangul on sageli probleemiks olukord, kus asulasse sisenedes annab sellest märku vaid asula algust tähistav või kiirust piirav märk. Kui liikluskeskkond märgatavalt ei muutu, ei kipu ka liikleja muutma oma liikluskäitumist ehk eelkõige kiirust vähendama. Seetõttu tekib tihti olukord, et peale asulasse sisenemist on sõidukite liikumiskiirus liiga suur ning võib tekkida probleeme ohutusega. Liikluskeskkonna muutuse väljatoomiseks kasutatakse painduvaid püsttähiseid, kõrge haardeteguriga teekatte märgistust, kummisaari, täristeid, põristeid, šikaane ja liiklusmärke. Mida kujutab endast liiklusohust tulenev kiiruse alandamine? No meil on ju paljudele kindlasti juba tuttav lõik Tallinna-Tartu maanteel, kus on metsloomade teeületuskoht. Seal ei ole ökodukti, seal on selles metsloomataras ju jäetud siis auk sisse ja loomad saavadki sealt üle käia ja käivadki ning seal on mitmed andurid, mis jälgivad seda, kas sealt metsast hakkab loom välja tulema või ei hakka. Ja märgid hakkavadki vilkuma siis, kui tegelikult loom on fikseeritud. See tähendab, et tuleb sellel ajal olla äärmiselt ettevaatlik. Eelnevalt selgitasime, millest juhinduvad teeinsenerid piirkiiruste määramisel. Kuid liiklusõnnetuse ärahoidmiseks ei piisa vaid arusaadavast liikluskorraldusest ja liiklusmärgist. Ohutu liikluse toimimiseks on oluline, et liiklejad liiklusreeglitest ka kinni peaks. Miks on oluline järgida kiiruspiirangut? See on oluline sellepärast, et mida suurem kiirus, seda ohtlikum on sõita ja kiiruse ületamine on põhimõtteliselt üks ohtlik rikkumine. Mis juhtub, kui juht ikkagi lubatud sõidukiirust ületab ja kiirus suureneb? Siis juhtub see, et juhi vaateväli aheneb. Ta enam ei näe seda, mis toimub kõrval. Pilk on suunatud otse ette ja see vaateväli on suhteliselt väike ja nii võib jääda märkamata seesama metsloom, kes hakkab teele tulema või jookseb sealt kraavist teele. Nii võib jääda märkamata teed ületama asunud jalakäija või ka mõni autojuht, kes hakkab kõrvalteelt peateele välja sõitma või on ka võib-olla eksinud ja sõidabki välja. See on nagu see vaatevälja ahenemisest tingitud riskid. Teine asi on see, et mida kiiremini liigub auto, seda pikema vahemaa läbib ta ju 1 sekundi jooksul. Kui auto liigub 90 km tunnis, siis läbib ta sekundis 25 meetrit, kiirusel 120 km tunnis on see 1 sekundis läbitud vahemaa 33 meetrit. Ehk mida suurem kiirus, seda pikema maa liigub auto juhi reageerimise ajal. Ja see tähendab seda, et ühel hetkel lihtsalt aeg saab otsa ja juht ei suudagi kokkupõrget vältida. Ja lisaks suureneb peatumisteekond, sellepärast kiirus on suurem ja lihtsalt auto ei jää enam nii kiiresti seisma ning kui 90 km tunnis liikuv auto peatumisteekond on 70 meetrit, siis 110 puhul on see 97 meetrit ehk ta läheb oluliselt pikemaks. Kuidas mõjutab kiirus liiklusõnnetuste tagajärgi? See on ju puhas füüsika. Mida suuremal kiirusel toimub kokkupõrge, seda suuremad jõud mõjuvad. Ja see tähendab seda, et suurem kiirus, raskemad tagajärjed. See on see, miks see kiirus niivõrd oluline on. Mida suurem on kiirus, seda tugevam jõud mõjub sõidukitele ja selles viibivatele inimestele liiklusõnnetuse ajal. Kokkupõrkel kiirusel 50 km tunnis mõjuvad inimesele jõud, mis on võrdsed kukkumisele 4. korruselt. Kokkupõrkel kiirusel 100 km tunnis on mõjuvad jõud sarnased 14. korruselt kukkumisele.
olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele kaasaliiklejatele. Ärme kihuta. Kõik algab ju ikkagi meist endist. Näiteks Tallinna linn juba teatas, et alandab kesklinna paljudel teedel kiirust. Olete märke näinud. Aga sellest ühes järgnevas liiklejasaates. Seniks turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!